Nii, täna jätkan siis matka Soolo lõkkekohast mööda RMK matkarada kuni Alavere lõkkekohani. Peaks tulema 22 kilomeetrit ja alustan üsna hilja praegu, kella 3-4 vahel on praegu kell. Võib-olla 4 läbi või? Ei, päris veel mitte. Loodan, et täna hilja õhtul vähemalt jõuan kohale ja siis tagasi Tallinnasse. Sükene ühepäevane matk koos ööbimisega, telkimisega. Vaatame, mismoodi siin see rada on, mis seisukorras. Eelmine kord oli päris metsistunud mõne koha peal. Ilm on soe, ma pakun mingi 25 kraadi, et ma olen soojalt riides, mitte soojalt, vaid suviselt. Vot niimoodi. Ja eks siis näeb, mis tegelikkuses rada ette toob. Võib tulla täna ka vihma, vähemalt ilmateate järgi kella 8 paiku näitas, et võiks tulla ka vihma, mis pole paha, ongi huvitav. Nüüd on lihtsalt liiga lihtne jalutuskäik. Võtsin kaasa vett 3 liitrit seekord, et ei peaks iga nurga tagant muudkui filtreerima vett. Ma pean mõtlema, mis ma selle filtriga teen, sest ta on mul kuidagi üsna kehvakeseks jäänud või ei filtreeri enam nii hästi, et võib-olla vaja mingi uus filter muuretseda. Olgu, vaatame, mis rada toob. Ja ongi nii, et siit lõpeb siikune ilus kruusade ära ja matkarada läheb siit Võpsikusse. Seiklus algab nüüd. Ehk siis tegin hästi, et võtsin kaasa ka ikkagi pikad püksid, sest läbi sellise tihniku kõndides lihtsalt kriibib reied nii ära, sääred ja reied. Huvitav on see, et mul on siin rohus kõndides juba jalad altpoolt märjad, kuigi ma üldse ei näe, et siin kuskil oleks vihma sadanud või. Aga ju siis siin allpool ikkagi on ta ikkagi piisavalt märg, et mingi hetk on sadanud. Ja taas, kui palju mustikaid siin ümbruskonnas on. Aga siia jääkski korjama ja ei edeneks edasi. Ei läheks kuskile, ei jooks kohale Alavere lõkke kohta. Ilmselge on see, et see on sitt, aga teadjamad võite valla postitusse kommenteerida, et mis looma sitaga on tegu. Mina ei tunne nii hästi neid loomi kahjuks. Ja ma ei saa taas lihtsalt mainimata jätta, et see on meeletu, kui palju on siin mustikaid ümberringi. See on lihtsalt nagu täitsa uskumatu. Kõik kohavad mustikaid täis. Ja natukenegi hoolikamalt vaadata. Tegelikult ei pea üldse hoolikalt vaatama. Lihtsalt ongi kõik kohad mustikaid täis. Nii, see samblik ütleb meile väga selges keeles, et siin on hästi puhas õhk. Nii telefonis kui ka teistes nutiseadmetes, kus on GPS sees. Üks miinus orienteerumisel või navigeerimisel on see, et seal, kus teda nagu oleks rohkem tarvis, seal ta tihti peale jääb hätta. Kui on mingisugune suurem tihnik või mets või, siis ta ei leia seda asukohta, kus sa oled. Aga siiski ma pean ütlema, et see kell on olnud minu jaoks väga praktiline vahend, sest ta võtab palju vähem akut, kui hakata mobiilis kogu aeg järgi vaatama enda asukohta. Et ikka üldjuhul ta leiab selle GPS-i asukoha ülesse ja ei pea kogu aeg telefoni võtma taskust välja. Vaatad pilgu peale ja näitab, kus sa olen kõndinud ja kuhu vaja minna. Et väga praktiline. See GPS-kell matkal ei ole isegi varem mõelnud, et
see võiks olla nii praktiline. aga nüüd saan aru, et täitsa mõttekas asi. ja mis linnu sulg on see? mõned kilomeetrid olen käinud ja olgugi, et üsna sageli on mets selline natuke paksem või tihedam ja GPS-i nagu ei õnnestu leida, siis seekord on vähemalt mingi väikene rajakene ikkagi sees, et millest saab vähemalt aimdust, et siit võiks mingisugune matkatee ikkagi minna. Eelmisel korral oli tõesti niimoodi, et pidin üle raiutud puude hukerdama ja ei olnud üldse näha, et kuskil teed oleks. Et läksingi umbkaudu lihtsalt lootuses, et väga palju RMK teelt kõrvale ei lähe. Aga praegu on olnud päris mõnus kõndida. On selline metsavahetee ja vahepeal tõesti ka võsa, aga kuidagi ei ole pidanud ekslema nagu eelmine kord. No, vähemalt siiamaani niimoodi, eks siis tee näitab, mis edasi saab. Tee teab, nagu Huduur ütleb. Ma räägin vahepeal ka nii palju, et osadel on see hirm, et on kuskil mingisugused sääsed või puugid või parmud ja ega nad ei ole eriti mõnusad. Tõepoolest, eriti parmud. Aga minu jaoks kõige nagu jubedam ja ebameeldiv on, teate, mis elukas, see on põdrakärbes. Ta ei hammusta ega midagi, aga ta kõramusta on mul praegu juustes. Näed siin. See on nii rõve, ta liigub nii vastikult ja ta kõramus, teda ei õnnestu saada. Näed, siin ta õnnetu nüüd on. Ta on kuskil juustes ja teda on nii raske kätte saada lihtsalt, sa tunned teda, ta siblib hullu pööra. Aga tõesti lihtsalt kõige ebameeldiv on, ta ei ole kuskilt otsast valus, aga nii ebameeldiv on, kui ta on kuskil juustes või kus kohas mujal. Vot siis. Orav. Aga läks teisele poole. Orav oli jah. Näete jah. Nojah, see ei ole üldse siuke hea. Mis häält ta tegi nüüd? Sai mu peale baaseks vist. Ja juba kuskil kõrgel radas. No nii, rada viib läbi kuskilt mülkast. Kus kohas siit küll üle saada? Niimoodi, et ma jälle põlvini muda sisse ei läheks. Kap, kas hiir on kodus? Hallo? Hallo? Ussimägi. Vist teab, äkki on praegu mis madusid. See on mingi orienteerumispunkti isegi, ma vaatan. Siuke mõnus väike rahulik paigakene. Ronkslav rajakene nagu Naksitralli maastik.
Nii, jõudsin Kose Uue mõisale. Siin peaks kuskil olema ka Krossi pood. Ma ei tea muidugi, kas on avatud või mitte, aga kui on, siis ma praegu väga hea meelega tahaksin osta jäätist. Sain. Ma kuulsin sealt sookurgede hääli. Näete või kuulete? Ma ei tea, kas ta jäi. Oh! Nüüd küll pidite kindlasti kuulma. Kuskil on sookured. Toomingmäe tee. Sealt tagant metsa tukast. Sealt hakkas pihta ja natukene ka kruusateed tõesti. Andanu saart ja siis läheb siit veel edasi. See on nii äge vaadata, kuidas siin kiilid tuuritavad. Väga palju kiile. Kohe nina alt tuhisevad mööda. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high, bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey, bird of prey, gently pass on by, flying high, 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 take me on your flight, flying high. Nii, kruusateelt läheb nüüd rada mööda seda metsasihti lihtsalt tsitraatide alt. Mis on selle rajameistri mõttes olnud, et kui ta sellise raja on teinud? Mis on sellise matkaraja väärtus? Kas see väärtus jääb või kaob? Ei tea. Nii, mina jõudsin Usast välja suuremale maanteele ja siin kõrval on lehmad.
nüüd läheme siis kruusateele. Pihuvere karjäär. No vaatame. Pihuvere kruusa ja killustiku karjäär asub siis seal. Aga see jääb rajalt natuke kõrvale. Hoolimata sellest, et ma olen siin matkarajal juba päris, ma pakun mingi 10 põdrakärbest enda pealt maha kupatanud, siis tegelikult mulle see matkarada, seekordne matkarada väga meeldib. Nii, siin on vist järjekordne mingi elukas, kes võtab minu peale liini, et mis on nii või? Joo, ei, mina ei tea midagi, ma lihtsalt natukene imesin. Kõtt! Ja otse reportaaž, kukkusin siruli. Õnneks jäin ellu. Selliseid kraaviäärseid radu on sellel lõigul päris palju olnud. Hästi palju on tõesti põdrakärbseid. Ma pärast osa guugeldan, et mida nad söövad, kas nad inimesi ka söövad. Aga iseenesest mulle meeldib, et varsti tuleb ilmselt ka päikseloojang ja mingi rada, mingi osa rajast läheb ka pimedasse, mis tegelikult on huvitav. Natukene väljakutsu selles mõttes, et niigi seda rada on vahel raske märgata, pimedas on veel raskem. Ja loomulikult GPS aitab igal juhul hädast välja, aga see on natukene ka sükest öömatka kogemust võib-olla. Aga võib-olla õige pisut ainult, sellepärast et ma arvan, et enne kella 12 ma jõuan kindlasti juba sinna laagri paiku, ma usun. Et siis võib-olla tunnikene 2, äärmisel juhul 3 jääb natukene pimedama või hämarama ilmaga matkamiseks. Jeesus, tänan. Korraks ja taas niisugune mõnus tee, kus on vaba käia, ei ole kuskil pukerdamist heina ja katkiste puuokste vahel. Väga mõnus õhtupoolik. Oi kui armas, mind ootab selline tee. See on nii ilus tee. Nii, kell on 21.12 ja mulle tundub, et ma jõuan täiesti valges veel, suhteliselt valges enda laagri paika kuskil 1,8 või 1,9 kilomeetrit veel. Sisuliselt see sirge ongi laagri paigani, nii et ma ei teagi, päike vist oli palju loojunud, siin metsa vahel ju seda kahjuks ei märka, aga jah, päris huvitav rada oli, mitmekülgne ütleksin. Oli kõikvõimalikke kohti. Paaris kohas natuke eksisin, aga oluliselt vähem kui eelmisel korral.
nii, kohe jõuan lõkke kohta ja ma vist juba näen kellegi autot. Keegi siin on. Näis, kes ta on. Nii, mina panin enda telgi püsti. Siin see üks inimene, kes enne oli, ta oli purjus ja tasapisi tulid siia, ma ei tea, sellised alaealised. Nii, mida siis täna süüa? Täitsa tahaks proovida seda. Ostsin selle, kas oli Prisma vist? Jah, Prismast ostsin. Nii, kell on 4:58 ja mul juba kõik pakitud ja asusin teele bussijaama poole. Mõned paar kilomeetrit siin kõndida. Ja siis on tänane matk läbi. Eilne ja tänane matk. Alavere küla rahvas on juba üleval. Kell on napilt üle 5. Aga juba tuled põlevad majas. Põllutööd just nagu on tehtud siin, ma vaatan, et kõik on nagu ära koristatud, mis iganes vili siin ei olnud. Ei ole nii armas. Siin on jänkud lihtsalt vabaduses. Lihtsalt vabaduses. Ei ole mingisuguseid tarasid ees. Kui idülliline. Kukk juba kires. Seal tagapool on lehm või? Ei saa hästi aru. Ja teisel pool on hunnik, suur hulk kasvuhooneid. Otse Alavere külje all. Telgis avastasin endalt 10 puuki. Noppisin neid enda keha pealt ja uurisin siis ka põdrakärbeste kohta ja mu kartused osutusidki tõeseks, et nad tõesti imevad verd ja õnneks nad ei levita selliseid haigusi, mis inimeste jaoks oleks midagi halba, kuidagi nagu halva endelised. Aga sellegipoolest nad hammustavad niimoodi, et seda hammustust on tunda mõni päev hiljem, et tekivad siuksed, ma ei tea, punased süglevad kublad või midagi siukest. Ja nad, kuidas nüüd öelda, nad vist poegivad või kuidas seal oli kirjutatud selles artiklis, et nad ei mune, vaid et vastased arenevad selle emaslooma kehas ja nad siis sünnivad ja kuskil nad nukkuvad ja neil on tõesti niisugune hästi tugev, elastne ja kõva nagu purustamatu peaaegu kitiinkest, niisugune libedik on. Meil on raske selle tõttu kuidagi maha võtta rajalt. Eriti kui nad kuskil juustesse lähevad, see on eriti nõme. Ja paraku neile meeldib just üks karvade sees olla. Arvatakse, et nad on niisugune kõva kitiin, kes seetõttu, et kariloomadel või metsloomadel karva sees olles, kui nad nühivad ennast vastu puud või
et siis nad kuidagi suudavad ikkagi ellu jääda. Ja loomade jaoks on parajad nuhtlused, sest Norras olevad näiteks põtradel, kui neid on hästi palju ühe looma peal, siis see loom nühib endale kõik need karvad maha ja on küllaltki väike šanss, et nad üldse elavad talve üle, kui nad on sellised karvutud. Aga inimestele nad suurt muret ei tee. Välja arvatud lihtsalt see terror, see kuidas nad siblivad karvade vahel, juuste vahel, see on nii jõudne. Kose maantee. Tea, kuskil siin võib-olla ongi see peatus ka. Aga mul on nii palju aega veel, ma pean mõtlema, mida ma teen. Ma arvan, ma teen süüa, mul on veel matkasööki alles. Aga ma tutvun natukene selle Alaverega ka, see tundub siukene väga huvitav, ilus korras hoitud koht olevat. No lihtsalt vaata ja imesta, tõesti väga kaunis. Ja Alavere põhikool on ka tõesti väga ilus ja korras. Ja Alavere lasteaed niisamuti väga ilus ja kena. Oi, siin ma küll kavatsen teha süüa ja puhata. Siin on kõik olemas, mis vaja. Prügikast, ilus vaade, rand, bussipeatus seal samas. Tualett, vaatasin nüüd juba, et ka tualettpaber on olemas. Nii tore. Bird of prey, flying high,